Sa pead lihtsalt vajutama saada ja siis ongi mõningatel hetkedel, kui midagi väga rasket on, siis saadad ja siis paned telefoni ära, justkui seda ei eksisteeriks. Tervist, mina olen Maria ja täna oleme me siin koos psühholoog-spetsialist Kätliniga, et rääkida siis netisõltuvusest ja netisuhtluse eripäradest ja kuidas see üldse välja näeb ja mis probleemid sellega näiteks võivad kaasneda. Et ma võib-olla teeks jutu lahti sellest, et ma ise tunnen kõige rohkem, kus seda netisuhtluse eripära on tunda, on mu enda sõprade seas. Et kui sa juhuslikult peaksid kedagi kohtama netis ja siis sa hakkad temaga läbi interneti suhtlema, siis tihtipeale on nagu sõnumid mitmeti mõisted, nagu võid mitmeti aru saada asjadest ja keeruline on inimese päris emotsiooni näha. Et on seal nagu veel mingeid probleeme, mis sellega kaasnevad ja mis te arvate sellest? See on väga hea asi, mis sa välja tõid, et see, et sa ei näe päris inimest, sa ei näe tema päris emotsioone. Siin tuleb üks väga suur eripära, et see kehakeel, mida me tavaelus näeme, see annab meile nii palju infot. Ja need emotsid või emotikonid, need ei edasta, nad tunduvad, et nad on lihtsasti mõistetavad, tegelikult nad ei ole. Ei ole, sest iga ühe jaoks võib see veel üks emoji tähendada erinevaid asju. Ja, et kõige lihtsama smailiga, kõige lihtsama südamega, sa võtavad siuksed raamat tavaliselt, mida siis pärast päev otsa või nädal otsa klaaritakse. Nii et sellepärast on nagu psühholoogide soovitus, et kui satute netis kellegagi suhtlema või tutvuma meeldiv inimene, siis võimalikult kiiresti liikuda päris elus kokkusaamise poole, eriti kui midagi romantilist. Sest mis juhtub, on see, et netis tekib mõnus vestlus, tundub, et on nii lähedane ja siis saadakse kokku appi. Pole keemiat, mitte midagi tahaks ära joosta. Ja mul tunnen, et sa üldse nagu, kui see inimesega, kui see on veel su sõber, siis on see, et okei, võib-olla te räägite, aga siis hiljem, et jääb midagi kripeldama, helistad või saad kokku, oledki mingi, et mis värk oli. Sest võib-olla, mina olen isiklikult selline, et kui miski häirib või miski annab imelikku tunnet mulle, siis ma küsin alati otse. Ma olengi mingi, mis sa mõtlesid seal all? Aga ülipaljud inimesed ei ole ja nad ongi, et mõtlevad ja siis pärast tead 6 aega hiljem sa tead, et issand jumal, ma mõtlesin, mida sa mulle seal kirjutasid või et mõtlesid, sa olid kuri mu peale või midagi sellist. See on üks moment, mis on nii vaevav, et see jääb nagu põdema inimeste südamesse või pähe või kuhu iganes, et jutt jääb lõpetamata ja siis muudkui hautaksegi, et mis toimus, mis ta ütles, mida mina ütlesin, võetakse mingi chat uuesti lahti. Mõistatad lihtsalt. Just, ja see on nii vaevav ja see tegelikult mõjutab seda, kuidas me muus elus hakkama saame, et kui midagi tiksub peas kogu aeg, aga mis see oli, aga järsku ikka teistpidi. Et selles mõttes ka, et kui on segadus, siis kohe ära klaarida võimalikult helistades, nagu sa ütlesid, või kokku saades. Tänapäeval on juba videokõne, et sealt saad kohe nägu. See on parem. Et see on nagu väga mõistlik viis asjadele läheneda, aga see nõuab julgust. Ja siin on nüüd see küsimus, et kas meil on julgust neid päris vestlusi no, seal nagu probleem tekibki minu meelest, sest isiklikult mina pean päevast päeva, olen rohkem nagu sunnitud viimasel ajal võõraste inimestega suhtlema, ükskõik mis nagu erinevad tüüpi suhtlused ja ma ise teadlikult sunnin ennast inimestega ka päris elus rohkem suhtlema ja üritan nagu mitte liiga pinges olla, aga samas ma tean, et mina teen seda hästi teadlikult ja ma olen oma loomult väga eneseanalüüsi inimene, aga ma tean, et on paljud, kes esiteks ei mõtlegi selle peale ja siis hakkad suhtlema ja siis ma ei tea, ütled, et saame kokku või nii, siis on see, et nagu ai, ma ei julge või ai, ma ei ole selline või nii. Ja siis veel hullem, kui peaksid kokku saama, siis on imelik päris elus. See ongi, et mina üritan sellest barjäärist alati ruttu nagu üle saada, aga paljude jaoks see jääbki süge plokk ette, et päris elus ei suuda ja siis lähevad koju ja siis kohe kirjutavad. Kohe on jälle internetis palju mugavamad suhtlema. No, mina olen kohanud kui selliseid noori, kes on hakanud üksteisele meeldima, süke romantika. Ja nad ei julge sellest rääkida, nad istuvad kõrvuti pingi peal, nad chativad sellest. Väga hull. Mul õnneks ühtegi sükest kogemust olema. See on selline, et ei julge nagu mingit sõnu välja ütelda. Ja tegelikult see, mis sa ütled, et ongi imelik, see on normaalne. Et kui ei ole seda inimest tegelikult ju kehaga kohal näinud, siis imelikkus ongi normaalne. Küsimus on selles, et kas me saame sellega hakkama. Võib-olla itsitame natuke aega, mina olen ka itsitanud, et okei, me oleme nagu 100 aastat kirju vahetanud. Jaa, ma nagu tavaliselt võtangi teemaks selle ja kohe võtan selle veest ära, et nii on ja et nüüd võiks sellest nagu edasi liikuda. Aga paljude jaoks see jääbki, neil ongi nagu imelik ja siis veel kõige hullem, mis jääbki rohkem närvi, on see, et milleks sa koju või milleks sa nagu lahku ja siis on see, et kirjutad siis kohe on ülimugav ja see ongi nagu, mida sa tegid, kui ma päris ma tead, see on niisugune asi, et siin võiks mõelda, et mida ma tegelikult väärtustan. Kui see on mingi suvaline tuttav, siis ongi suvaline. Aga kui see on keegi, kes on, nagu võiks olla hea sõber või midagi enamat, siis võiks olla nagu ju oskus ja julgus päris asjad rääkida päriselt ära. Ja terapeudina ma ütlen seda, et kui inimesed pöörduvad minu poole muredega, siis see, et mingite netichattide analüüs
aga ma ütlesin seda, ei, aga tegelikult ma räägin temaga nagu ma eksiga rääkisin, issand kui õudne ja see on nagu täielik valgustusefekt appikene, et see üle nagu põdemine ja korrutamine, et see on nagu hästi-hästi masendav tihtipeale, vahel rõõmus ka, aga tihtipeale kui tekivad mingisugused suhtlemisvead, see on see, et mida ma ütlesin. Ma täiesti nõus. Ja siis terve tööpäev või koolipäev läheb selle peale. Ja teine asi, mis võib netisuhtluses juhtuda, on ju see, et midagi ei ole parata. Me tunneme ennast seal nähtamatuna, me tunneme, et me oleme anonüümsed, isegi kui me oleme kõige oma näo, nime, mille iganes, aga inimene tunneb tegelikult ikkagi, et ta on oma kastike sees või oma plaadike sees, kus on telefon, tahvel, mis iganes. Ja see ei ole ratsionaalne. Aga ta tunneb ennast, seesama, miks pärast hakatakse kommenteerima oma nime alt nagu eriti rõvedalt kusagil. Et see on nagu, ja siis kaovad piirid, tekib pidurdamatus, impulsiivsus ja siis öeldakse ka inimestel, on see siis võhivõõrad või on see vastupidi nagu väga kallid inimesed, öeldakse väga-väga pahu asju, mõeldakse, et issand jumal, kuidas ma seda tegin. Et päris elus seda ei tehtaks, aga vaat netis kaovad need piirid ära. Et selle koha pealt nagu netis, kui sa, ma arvan, et see on see tunne, mida ma ise olen ka tundnud, et kui sul on vaja midagi öelda kellelegi, siis just kui seda on nagu tunne, et seda on internetis lihtsam teha, sest mul on see tunne vahest, et sa kirjutad valmis ja siis kõik, mis sa pead tegema, on vajutama nagu send, sa pead lihtsalt vajutama saada ja siis ongi mõningatel hetkedel, kui midagi väga rasket on, siis saadad ja siis paned telefoni ära, just kui seda ei eksisteeriks, kuigi tegelikult ikkagist minu jaoks vähemalt isiklikult see parem lahendus on öelda seda päriselt, see nõuab seda päris julgust ja siis sa näed ka selle inimese päris reaktsiooni. Et tegelikult ikkagi, kui sa kasvõi selle asja ära saadad, siis pärast see ju vestlus läheb edasi, siis sa pead iga kord seda uuesti läbi elama ja samamoodi need, kes võib-olla saavad vihaseks näiteks kellegi peale ükskõik, kas nagu eraldi chatis või kommentaarides või kus, siis neil on selline tunne, et just kui see internet, et ma nagu saadan ära, rohkem sellega tegelema ei pea, et see on umbes nagu, et ma nagu hästi impulsiivselt pannakse, et lihtsalt kirjutad midagi kurja, paned siit send ära, et noh, mind ei huvita see rohkem. Ja teinekord, kui on võimalik kusagil midagi kustutada, siis tegelikult see on täitsa omaette nii-öelda psühholoogia, et inimesed, kes midagi saadavad ja siis kohe kustutavad ja kui see on nagu korduv muster, siis tegelikult see hakkab mõjuma imelikult. Et see on niisugune omaette, ei no vahel mõni teeb postitusi kusagile ka ja siis kohe võtab maha, et issake, mis seisundis ma seda tegin ja kui see nagu ükskord juhtub, aga kui see on nagu püsivalt, siis hakkab teistele silma, midagi ei ole parata. Nii et ega siin mingit retsepti ju ei ole, kui on see, et mõtled, eriti kui sa oled mingisuguses suures emotsioonis parasjagu, et siis tõesti tee 5 hingamisharjutust sisse välja, mõtle, kas sa tingimata pead seda postitama või kusagile jagama või väljendama või see on natukene, teed seda homme. See on nagu minu meelest see kehtib nii päriselus kui ka internetis, sest tegelikult kui sul on tunne, et sa päriselus tahaksid kohe kellelegi karjuma minna tema peale, siis sa peaksid siis ka mõtlema, et sa ei saa seda tagasi võtta. Ilmselt on see mõistlikum. Jah, täpselt. No mina alati toon seda näidet, et oled kellegagi kuskil kohvikus, ütled mingi vastiku asja või midagi väga ilusat, mis on natuke piinlik ja siis enamasti ei saa kohe minema joosta. No põhimõtteliselt nagu saab, aga väga ikka imelik on, eks. Aga netis väga lihtne. Suur aitäh sulle, Kätlin, minul oli väga huvitav suga vestelda, mul oli tunne, et ma olen kohe palju teadlikum sel teemal, pluss nagu mul on tunne, et isegi sellest rääkimine pani mind kohe nagu paremini tundma, et ma olen nagu rohkem teadlikum sellest, mis võib-olla minuga või nagu mu tuttavatega võib toimuda. Aitäh sulle. Ja kindlasti ma loodan, et teil oli meiega huvitav ja vaadake ka muid videoid, kus räägitakse olulistel teemadel ning kindlasti ka osalege netiketi võistlusel.